Tundub, et Brian Hooker on vaba mees. Siin lastakse teda Bahamas saartel Freeporti politseijaoskonnas vanglast välja rohkem kui nädal pärast seda, kui tema naine välismaal kadus. See video on pärit Fox Newsilt. Mis nüüd edasi saab? Lynette Hooker on endiselt kadunud. Ta põrkas põhimõtteliselt lihtsalt kummipaadist maha väikese tuulehoo ajal, umbes 20 sõlmetuult, mis äkitselt tõusis. Ja võib-olla poole miili pikkusel teekonnal tagasi kummipaati. Kõik läks valesti, iga asi ebaõnnestus, me ei kandnud päästeveste. See on Brian Hooker tema enda sõnadega rääkimas sõpradele väidetavalt sellest, mis tema sõnul juhtus enne tema arreteerimist. Me rääkisime inimestega, kes selle vestluse salvestasid. Miks nad ütlevad, et osa Briani loost jättis neile rohkem küsimusi selle kohta, mis vee peal juhtus? See on On the Case, mida esitab Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Hei kutid, kiirelt. Aitäh, et jälgite On the Case'i selle osa. Me saame teile seda lugu tuua tänu meie suurepärasele partnerile Morgan & Morganile. On põhjus, miks On the Case on üks YouTube'i populaarsemaid tõsielukuritegude saateid. Ja on põhjus, miks Morgan & Morgan on olnud Ameerika suurim vigastuste advokaadibüroo juba üle 35 aasta. Nad on seisnud inimeste eest ja on oma klientidele välja võidelnud üle 30 miljardi $. Tõestus peitub nende saavutustes. Morgan & Morganil on üle 1000 advokaadi 100 büroos üle kogu riigi. See on nagu armee palkamine, kes läheb sinu eest lahingusse. Meeskond, kes võitleb kõvasti, et oma klientidele välja teenida vääriline hüvitis. Kõik advokaadibürood ei ole ühesugused. Kui palkad vale büroo, võid kaotada juba enne, kui asi üldse algab. Kui sa saad kunagi vigastada, võid pöörduda Morgan & Morgani poole ning nende tasu tuleb maksta ainult siis, kui võidad. Lisateave saamiseks külasta forthepeople.com/OTC. Saad klõpsata all oleval lingil või skaneerida ekraanil olevat QR-koodi. Täna õhtul lahkub Brian Hooker Bahama politseijaoskonnast, kus ta veetis nädalavahetuse pärast seda, kui ta arreteeriti seoses oma naise kadumisega. See on Hooker koos oma advokaadiga Freeporti politseijaoskonna ees. See on Fox Newsi andmetel. Brian oli politseivahi all alates eelmisest nädalast, kuna ta arreteeriti seoses uurimisega oma kadunud naise Lynette Hookeri kadumise asjus. Nüüd on Brian oma advokaadi kaudu öelnud, et ta on süütu ja Lynette'i kadumisega ei olnud seotud mingit kuritegelikku tegevust. Tema advokaat Terrell Butler ütles täna õhtul ajakirjanikele, et politseil polnud tõendeid ja neil polnud muud valikut, kui tema klient vabastada. Me kõik oleme üleval. Tegelikult pole keegi meist päriselt korras. Ma mõtlen, et tema oli selle suhte parim osa ausalt öeldes, tead. Ja see on, ma hoian usku, see on kõik, mis mul on. See on uskumatu. Nüüd see on Brian tema enda sõnadega telefonis sõbraga pärast seda, kui Lynette kadus 4. aprilli ööl. See vestlus salvestati väidetavalt enne, kui Brian mõni päev hiljem arreteeriti. Ja kohe kuulete paari, kes selle vestluse salvestas. Briani ja Lynette Hookeri sõpradest. Hookerid elavad oma paadil Soulmate ja dokumenteerivad oma elu sotsiaalmeedias, purjetades maailma kaunimatele randadele. Esmaspäeva varahommikul ütles Briani advokaat meile, et politsei palus temaga uuesti vestelda selle kohta, mis tema sõnul laupäeva õhtul Lynette'iga juhtus. Ja see oli tema teine ametlik politsei ülekuulamine pärast vahistamist. Tema advokaat ütles meile, et politsei võib Briani kinni pidada ainult umbes esmaspäeva õhtul kella 19:30 ilma talle süüdistust esitamata ja see tähtaeg möödus. Ja Brian vabastati ning talle ei esitatud süüdistust. Pärast seda, kui Brian Hooker täna õhtul politseivahi alt vabastati, avaldas Bahama kuninglik politsei järgmise avalduse. Siin öeldi muuhulgas, et prokurörid palusid praegu süüdistusi mitte esitada, kuni tulevaste uurimiste tulemused on selgunud. Need on nüüd pildid, mille Brainini sõber meile saatis ja mille kohta ta väidab, et Brainin tegi ekraanipildi kohast, kus ta ütleb, et Lynette kadus. Ja te näite, et see näitab teed, mida Brian väidab, et tema kummipaat läbis selle punase joonega. Blind Stevenston, kes selle video salvestas, ütles meile, et vesi kohas, kus Brian väitis, et Lynette kadus, väidetavalt kukkudes kummipaadist üle parda, oli suhteliselt madal, ulatudes 4 kuni 7 jalani sõltuvalt loodetest.
See on see, mida ta väidetavalt oma sõbrale telefonis rääkis juhtunu kohta. Brian ütles, et ta lahkus koos Lynette'iga selle kummipaadiga umbes kell 19:30 õhtul. Nad olid paaris. Nad üritasid karmides tingimustes oma purjekale tagasi jõuda. See on see, mida ta ütles. Ta põrkas põhimõtteliselt lihtsalt kummipaadilt maha, keset väikest tuuleiili umbes 20 sõlme tuult, mis äkitselt tõusis. Ja umbes 3,5 miili pikkusel teekonnal tagasi kummipaadi juurde. Ja see ebaõnnestus. Kõik asjad, me ei kandnud päästeveste. Oli päikeseloojang ja päike loojus põhimõtteliselt 10 minutit pärast seda, kui ta üle parda kukkus. Kummipaadi turvanöör oli temaga, sest see polnud millegi ega kellegi külge kinnitatud. Ja tal oli varuvõti kummipaadile oma veekindlas kotis, mis oli samuti temaga. Nii et jällegi, need tingimused olid kaugeltki mitte ideaalsed, et proovida 8,5 jala pikkuse mootoriga kummipaadiga oma paadini jõuda. Tuule kiirus ulatus kuni 25 miili tunnis. Tuul viis meid nii kiiresti lahku, et ma arvan, et ta üritas ujuda tagasi purjekale, meie purjekale, mis oli tõenäoliselt, ma ei tea, umbes 1000 jaardi kaugusel või midagi sellist. Aga rained olid umbes meetri kõrgused ja ma üritasin aerusid paika panna, kuid üks aerapollides murdus ja kukkus üle parda. Ja ma hüüdsin teda kogu aeg. Ja ma hüüdsin talle, et kaotasin tema aeru ning viskasin ankru välja ja kinnitasin kummipaadi ankrusse. Ja lihtsalt jah, ma hüüdsin, ma ei näinud teda enam. See oli kuu polnud veel tõusnud. Ja lained tegid oma tööd. Ja tead, ma nägin teda, ma arvan, 2 korda. Ma viskasin talle ujukpadja, mille peal me tavaliselt kummipaadis istusime. Tead, kohe pärast seda, kui ta vette kukkus. Aga ma ei saanud aru, kas ta sai selle kätte või mitte. Oleme otsinud patja koos otsingu ja päästemeeskondadega. Aga on hämmastav, kui väike inimene on 2-3 alastes lainetes ja 25 sõlmese tuulega. Nii et pärast tunde aega tema hüüdmist ei oleks ma kunagi võinud tema häält kuulda. Ja mööda sõitis mootorpaat ning ma lehvitasin oma telefoni taskulambiga. Nad sõitsid nii kiiresti, et nad ei märganudki. Ja siis tuli kohe selle järel veel üks paat, umbes 5 minutit hiljem. Selleks ajaks haarasin ma juba signaalraketid. Mul oli 2 signaalraketti. Ja nad vist ei näinud neid signaalrakette. Ja pärast seda, siis ma ei teadnud, mida teha. Ma olin põhimõtteliselt, kui ma ankru paita sain, olin ma tõenäoliselt veerand kuni pool miili temast eemal. Ja sel hetkel olin ma veidi lähemal millelegi, millel oli mõned majad ja ma otsustasin, et pean abi otsima minema. Aga ma ei suutnud ühe aeruga saarele jõuda ja hoos kandis mind otse. Esimese maja juurde ja siis teise maja juurde. Ma triivisin lihtsalt mitu tundi, kuni jõudsin umbes 4 miili kaugusel asuvatele Soosaartele. Kuskil ma sumasin läbi ilusa võsa ja jõudsin lõpuks sadamasse või paaditöökotta. Tervermees. Ja politsei tuli kohale, politsei jõudis sinna umbes 4 paiku hommikul, aga otsingud ei alanud kell 4:30. Ja meid viidi välja alles kell 5. Ja selleks ajaks olid olnud vees juba 8 tundi. Ja südaööks olin ma juba täiesti paanikas. Sest keegi ei tulnud mind päästma. Kui keegi ei tulnud mind päästma, siis järelikult polnud keegi viga saanud. Ja nii sõutsin, mida ju muud polnud teha, aga jõudsin saarele nii lähedale sellele paaditöökojale kui võimalik. See oli üsna hästi tehtud. Nüüd, siin on see, mida Brian väidetavalt ütles enne oma arreteerimist politsei võimaliku huvi kohta tema vastu.
Politseinikud uurivad mind praegu põhjalikult loomulikult, nii et nad tulid ja sidusid kummipaadi kinni. Ma sain täna just kummipaadi tagasi ja tõin paadi tagasi ankrupaigast sadamasse. Nii et ma pean ma mõned lülitid paivaldama, et saaksin üksi tagasi minna ja ise otsinguid teha, aga ma ei saa seda laenata. Jah, see on omaette lugu, aga meil on rannavalle Hopetowni otsingu- ja päästemeeskond. Bahama kaitsevägi olid väljas täna ja eile, homme sama asi ja jälle. Ma lihtsalt ei tea. Ma ei tea, see peab vist homme olema. Ma arvan, et nad ilmselt otsingu katkestavad siis, kui ilm muutub. Ja me räägime kohe inimesega, kes selle vestluses salvestas ja arutame, miks ta seal teatud asju räägib. Kui oled paadimees, siis see lihtsalt ei klapi. Nad küsisid täna minu käest, politsei helistas mulle ja küsis, kui kaua ma Bahamal olen. Ma sain oma naise tagasi ja see ongi minu eesmärk. Ma tühistasin kõik, mille pärast me koju tagasi pidime minema ning kavatsen oma viisa uuendada ja siia jääda. Ma hoian sind sellega kursis, aga jah, ma mõtlen. Päeval hoidsin ma end väga vaos, sest tema on tugev. Ma mõtlen, ta ujub regulaarselt, mitte mingi sportlane või midagi, aga ta on väga sihikindel. Ja ta liikus selle signaalpüstoli poole, mille ma olin ühe külgtoru mööda ahtri suunas alla libistanud. Ja kummipaat, ma sain selle kummipaadiga nii palju vett sisse, ma olen umbes 5 või 6 korda pidanud kokpiti tühjaks kühveldama, aga ka seest sai märjaks. Ja nii... The dinghy key was not attached to me. Tead, kui me üritasime paati tagasi pääseda, siis päike loojus, kui see justkui ära kadus. See oli magnetvõiting. Me rääkisime Blind ja Marnet Stevensoniga. Nemad on see paar, kes salvestasid oma vestluse. Brianiga enne tema arreteerimist. Nad tunnevad hukereid paadiringkonna kaudu. Siin on meie vestlus. Mis silma paistab ja ma tean, et te mõlemad olete kogenud paadimehed. Kui te kuulasite Briani lugu, mis jäi teile kõlama sellest, mida ta räägib, et juhtus? Paadimehe vaatenurgast, reageerimine ja kogukonna vähene kaasatus. Kuidas nii? Kui inimene satub vette, siis igal paadil on olemas nene üle parda kukkunu nupp. Ma saan aru, et nad olid kummipaadis, nii et see ei kehti kummipaadi kohta. Aga mitte ühelgi hetkel ei edastatud raadiosidevõrgus ei panni turvateadet ega meideid. Kohalikud paadimehed piirkonnas ei teadnud mitu päeva, et midagi toimub. Ei olnud olukorda, kus keegi oleks olnud üle parda. Siin, kui keegi läheb üle parda ja jõuab tagasi, kui keegi jõuab paadini või pääste või otsingumeeskonnani, siis alati edastatakse raadios turvateade. Ja see võimaldab igal inimesel oma kummipaadiga otsingutega liituda. Sest ma tean, ütleb ta, et Linet kukkus kummipaadist üle parda ja siis nad eraldusid hoovuse tõttu. Ja ta läks oma suunas, siis suundus Marsh Harborisse ja ütleb, et ei näinud teda enam. Mis on mõned asjad, mida oleks saanud teha pärast seda, kui ta üle parda läks, sinu arusaamise järgi Brianiga rääkimisest? Mida oleks saanud sel hetkel teha lähtudes varustusest, mis sinu arvates tal kaasas oli? Oma paadisõidu kogemuse põhjal. Ma tahan kohe alguses öelda ja palun lisa see, et iga olukord on erinev. Ainult sellepärast, et sul on voolude, tuulte ja lainete andmed, ei tähenda see, et see, mis tol hetkel selles veekohas toimus, oleks teada. Me kõik teame seda, eks? Ma ei saa tagantjärele hinnata seda olukorda. Aga tal oli ankur. Ta ütleb helisarvestises, et tal olid istme all 2 rannavalve nõutud päästevesti. Tal oli mobile telefon. Need viid on madalad. Vool ja tuul olid sel ööl tugevad. Vool liikus kõrgvee poole. Ma arvan, et on palju asju, mida oleksin võinud teisiti teha, aga see on tagantjärele tarkus. Muidugi, ja ilmselgelt oli tema ainus. Tead, Linet oli seal ja tema oli seal. Ja me pole paljudelt teistelt tunnistajatelt kuulnud. Nüüd. Ta ütleb oma salvestises, et ta lasi välja 2 signaalraketti. See oligi see, mille kohta ma tahtsin küsida. Ta ütles mulle, et ta lasi välja 2 signaalraketti. Simolin, see pani mind kohe paadimeeste võrgustiku kasutama, et teada saada, kes nägi neid signaalrakette. Me ei võta seda kergelt. Kui sa näed siin signaalraketi, siis kõik lülitavad raadiot sisse. Kõik suhtlevad omavahel.
kõik liiguvad selle koha poole, kus tundus, et rakett lasti. see on nagu kuulda Las Pargis appi kagimas. Nüüd teatab Bahama uudistekanal, et ühtegi signaalraketti ei lastud. Sest ütlesite, et tal oli signaalpüstol, ta lasi välja 2 signaalraketti. teedes, kus nad asusid ja kus ta ütleb, et Lynette üle parda läks, tean ma, et nad üritasid tagasi minna soulmate'i juurde, mis oli Boyle. Kui lähedal nad sinu arvates soulmate'i asukohale olid? kaardide järgi, kus tal on No Foreign Landis oma märk ja kus see katus Navionics'i kaardiga, mida ta minuga jagas. Nad olid vähem kui poole sõlme kaugusel. Nende paadist ehk vähem kui pool miili. Ta tsiteeris oma salvestises, et ta uskus, et paadist, kus ta üle parda läks, nende paadini oli umbes 1000 jardi. Ja kus, sest ma tean, et seal on Poiala, kus soulmate asub, aga seal, kus nemad olid, isegi kui sa oled poole sõlme kaugusel, on see ikkagi koht, kus sa ei ole lihtsalt avaveel. Ja signaalrakett oleks liiga kaugel, et keegi seda näeks. Õige. Õige. Kui sa võtad selle piirkonna kaardid ette ja vaatad just seda konkreetset kohta, siis seda nimetatakse madalikuks. See on varjatud ankrupaik. Turvaline Saddam. Seda kirjeldatakse kui turvalist sadamat. Jah. Ja ma tean, et me rääkisime varem Starlinkist, mis võib anda sulle uskumatult hea ühenduse isegi maailma kõige kaugemates paikades. Tead, paljud paadiga sõitjad kasutavad seda. Mis sulle silma jäi? Ma tean, et ta ütles, et tal oli kaasas mobiiltelefon, mida ta kasutas valguse saamiseks. Mis sulle silma jäi just selle juures, et tal oli kaasas mobiiltelefon ja Starlink paadi külge kinnitatud. Starlink. Ma kahtlen, aga mulle ei meeldi, et on päevi, kus meie Starlinki saab kaldalt kätte. Meil oli see mõnda aega ilma paroolita. Ja mu naine üritas midagi teha ning meie ühendused olid lihtsalt aeglased. Siis läksime oma võrku vaatama ja nägime, et rannas kasutas meie Starlinki 26 inimest. Nii et heades tingimustes võib see ulatuda üsna kaugele. Kui ta kirjeldab halbu imastikolusid, see tõenäoliselt piiraks satelliitsidet, piiraks tema leviulatust. Aga ma loodan, et vähemalt õppisime sellest, et iga telefon, olenemata sellest, kas seal on SIM-kaart või mitte, võimaldab hädaabikõnet teha. SOS iPhone'is, hädaabikõne Androidis. Ja sa saad neid kõnesid hädaolukorras ikka teha, isegi kui sul pole SIM-kaarti. Ja ta ütles, et ta ei teinud seda kõnet ega midagi sellist kordagi. Ta ei käsitlenud seda. Ta rääkis sellest, et tal polnud SIM-kaarti ja see oli läbikukkumine, aga ta ei öelnud konkreetselt, kas ta üritas helistada numbrile 911 või 919 või mitte. Nende jaoks, ma mõtlen, tead küll, nende jaoks. Ja nii palju, kui mina aru saan, olid nad väga kogenud paadimehed, arvestades mõningaid reise, mida nad olid suutnud teha. Kas sind üllatas, et ta ütles, et nad oleksid sellistes tingimustes kummipaadiga välja läinud, isegi kui see oli lihtsalt pärast Abaco innis käimist koju tagasi jõudmiseks? Ei, parim viis seda seletada on see, et siin on nagu 80-ndatel sa teadsid, et peaksid turvavööd kandma, aga see polnud seadus. Nii et sa ei pane seda tähele, ma võin sulle kinnitada, et kui me siin piisavalt kaua seisame, sõidab meist mööda 3 kummipaati ilma päästevestideta. Me just panime üles video, kus selgitame, miks me oleme seotud, miks me end sellesse loosse segasime. Ja selle salvestuse ajal sõitis meist mööda 2 kummipaati, inimesed ilma päästevestideta. Sa ei maga Abaco innis. Ma saan aru, et ilm ei pruukinud olla nii halb, aga kui sa lahkud, siis ma mõistan, et sa lahkud. Lähe tagasi oma paadile ja proovi tagasi jõuda. Me usume alati, et oleme tugevamad, kui tegelikult oleme. Ja kui sa seostad seda ka maismaaga, siis näiteks sa viid oma naise õhtusöögile ja kõik on ilus ja päikesepaisteline, aga kui te välja lähete, on väljas tugev lumesadu või kallab vihma või midagi muud. Sa ei jää lihtsalt restorani, vaid lähed koju. Jah, tingimused ei pruugi olla kõige paremad. Sa ei pruukinud sellega arvestada, aga sa pead ikkagi koju minema. Nii, et ma mõtlen välja arvatud juhul, kui on orkaan, siis ma ei ootaks, et keegi üldse väljas oleks. Sa lihtsalt lähed koju ja loodad parimat. Kui rääkida sellest, siis ma tean, et te salvestasite vestluse Brianiga. Kui kiiresti pärast seda, kui ta ütles, et Lynette läks vette, te temaga tegelikult ühendust võtsite ja need vestlused toimusid, mida me oleme kuulnud.
esmaspäeva õhtul kell 22.05. Ja millal selle vestluse jooksul või miks te otsustasite temaga rääkides, et peaksite seda salvestama ja tema öeldud dokumenteerima? Et aidata. Meie seisukohast on meie sõber kadunud. Tema abikaasa on olnud üleval 26 tundi, võidelnud läbi tugeva tormi. Ta püüab edasi anda seda, mida teab. Nii et ma näitan teile kohe siin. See on meil sellest ööst siiani alles. Ta hakkas kõike üles lugema ja mina kirjutasin kõik asukohad tahvlil üles. Ja sa ei taha, et keegi, kes on läbi elamas tragöödiat, peaks seda lugu 2 või 3 korda uuesti jutustama. Nii, et me hakkasime seda salvestama, et saaksime õigesti kirja panna nende kohtade nimed, millest ta rääkis. Ja kui sa kuulad heli lõpuni, siis selleks ajaks, kui me lõpetasime, olin ma võtnud need kohad, mida ta mainis ja andsin talle otsingumustreid vastavalt loodetele ja hoovustele, mida ma suutsin leida. Ja see oligi nii. Minu eesmärk oli teda edasi aidata, sest ma tahtsin selle juurde tagasi tulla ja me salvestasime, saaksime selle juurde tagasi tulla. Kaardistada see koht ja aidata tal liituda tema WhatsAppi grupiga ning aidata otsingu ja päästetöid koordineerida, nii et oleks selge, okei, see saar on läbi otsitud. See saar on läbi otsitud. Ja seda me tahamegi praegu. Me ei tea, millised saared on läbi otsitud. Me ei tea, kuidas praegu paadimehi appi saata. Ma saan aru, et enamik inimesi on alla andnud ja arvab, et see olukord on läbi. Aga igal aastal kuuleme lugu kellestki, kes suudab väga rasketes tingimustes ellu jääda. Kui keegi suudab sellest läbi tulla, siis on see Linet. Praegu on selles piirkonnas paadiga liiklejad, kes saavad saari läbi otsida. Ja muideks me pole kunagi oma paadiga Abakose saartel käinud. Nii et kui ta neid kohti nimetab, siis me täpselt ei tea, kus need asuvad. Aga jälle, püüdsime temalt täpsemat infot saada, et kus see täpselt on ja lõpuks oli lihtsalt lihtsam see kõik üles salvestada. Siis saime hiljem nendele kohtadele tagasi vaadata ja nagu ta ütles, need kaardile panna ning välja mõelda, kus need täpselt asuvad ja kuidas kõige paremini aidata. See päästab ka abielu. Nii et tema ei ütle, et mina arvasin, et ta ütles seda ja mina ei ütle, et arvasin, et ta ütles teist. Mitte siis, kui kellegi elu on kaalul. Nagu oligi, see oligi salvestamise eesmärk. Ja ma tean, et meedia seisukohast on nende suhtele pööratud väga palju tähelepanu. Samuti palju tähelepanu kriminaaluurimisele. See on kestnud kogu aeg, sinu arusaamise ja paadimeestega rääkimise põhjal, kui asi puudutab Lineti leidmist, sest me tegelikult ei tea, mis juhtus. Me ei tea. Ma tean, et ta ütles, et viimati nägi ta teda eemale ujumas. Ja pärast seda me ei tea, kuhu ta läks või mis seal juhtus. Sinu arusaamise järgi, millist otsingut sa oled kuulnud inimestelt võib-olla Bahamal, mis praegu toimub, et seda osa loost välja selgitada? Mul ei ole põhjust kahelda, et Bahama võimud teevad oma tööd nii hästi kui võimalik ja politsei ülesanne ei ole kunagi meile öelda, mida nad teevad. Olgu! Nii, et ma ei ole sõbrana olen ma pettunud, et ma ei saa infot. Aga mind ei huvita, kas usud Briani lugu või mitte. Vali üks neist teedest, pühendu sellele ja mine otsi saart, kus sa arvad olevat. Kui sa arvad, et see on. Kui sa arvad, et Briani lugu peab paika, siis saad kaartide abil näha, kuhu ta läks. Sa võiksid näha, kuhu looded on liikunud. Lähme vaatame neid saari, kuhu ta oleks võinud triivida. Kui sa ei usu Briani lugu, siis vaata tema AIS-i, vaata tema No Foreign Landi. Uuri välja, kus nad olid pärast viimast korda, kui teda nähti. See oli 1. aprillil Spanosel, nii palju kui me teame, ja hakka sealt otsima. Aga otsi, aita, eks. Kui sa oled selles piirkonnas, võta pool tundi oma puhkusest. Ja luta rannas. Tead, meie suurem hirm on see, et Linet leitakse üles, aga siis on juba liiga hilja, kuigi ta jõudis elusana randa, sest kõik olid juba alla andnud. Ma tean, et sa rääkisid 1. aprillist, sest me helistasime Abacose Inni ja nad ei taha meiega juhtumi kohta rääkida. Ma olen kindel, et nad on saanud palju erinevaid telefonikõnesid. Ma mõtlen lihtsalt nende vestluste põhjal, mis sul on olnud selle kohta, kus nad tol ajal olid. Lihtsalt, mis teave sul on selle kohta, kas see oli võõraste maja või ma tean, nad olid Bahamal olnud, ma arvan, mitu nädalat. Kas ta ütles sulle veel midagi, mis jäi silma nende asukoha kohta enne seda, mis juhtus 4. ööl? Ta läks Great Nuguanale Philippi sukeldumisvarustuse poodi. See jäi mulle silma. Ei. Brian räägib tõtt või ta ei räägi. Selles vaatenurgas peamegi me otsingu ja päästetööde seisukohalt lähtuma. Kui Brian räägib tõtt, peame läbi otsima selle ala, kus Brian ütles, et ta vette läks.
Kui ta ei räägi tõtt, siis ma ei võta midagi, mida ta ütleb puhta kullana. Ma kasutan tema jälgi NFL-is ja ICE-s ning püüan välja selgitada, kus nad eelnevatel päevadel olid. Nii et igal juhul saame me selle välja uurida ja kokku panna. Seal on liiga palju tehnoloogiat ja see on avalikult kättesaadav, et inimesed saaksid seda kasutada. Me peame lihtsalt inimestele teada andma, et olemas on AIS-i jälg. On olemas ka No Foreign Landi jälg. Ogu, sa tahad öelda, et ta tegi midagi pahatahtlikku. Ärgem siiski veel alla andkem. Ilmselgelt ei ole ta selles hea. Lähme otsime kellegi üles, kes on kuskil kinni jäänud. Kui sa usud teda ja ütled, et ta on hea inimene ning ta kukkus siin mette, väga hea, ta on tugev ujuja. Lähme otsime ta üles. Lähme leiame Lineti. Me võiksime 10 aastat spekuleerida. Ja kohtus käia. Aga praegu on üks inimene vees kadunud ja tundub, et me keskendume sellele, kas neil oli halb suhe või mitte. Mis puudutab mootorit, siis ma tean, et selle umbes 8,5 jala pikkuse väikese paadi küljes oli päramootor. Ja paljudel inimestel on olnud küsimusi võtmete kohta ja selle kohta, kuidas ma ei tea, kas see sõltub erinevast mudelist. Ja kui sa tead sellest mudelist, siis ma tean, et sa rääkisid sellest natuke telefonikõnes. Kas sulle jääb midagi silma võtmete kohta ja selle kohta, kuidas väidetavalt, kui ta vette läks, siis võtmed läksid temaga kaasa ja kuidas see oleks võinud toimuda? Ja, see on elektrimootor. See on 3 hobujõudu. See on pisike asi. Aga selle mootori peal on magnet. Igasugune segadus sellel paadil, olgu see siis juhuslik või mitte, võib kergesti põhjustada magneti maakukkumise. Kui luilaine on piisavalt tugev, et visata linet vette, on suur tõenäosus, et see võib põhjustada ka magneti mootori küljest lahti tuleku. See ei ole tavaline päramootor, see on magnet. Nii see käivitubki. See ei ole nagu auto süütevõti. See on lihtsalt magnet, mis käib peale. Ja oletame, et nad satuvad väga tugeva lainetuse kätte, isegi kui ta ei ole sellega ühendatud, nagu näiteks jetil, kus kellelgi võib olla võti randme ümber. See ei ole see olukord, mis oleks selle mootoriga olnud. Ma tean, et ta rääkis ka sellest, et temaga oli kuivkott, mis tema sõnul samuti üle parda läks. Kas selle kohta on midagi teada? Sest tundub, et isegi selles ankrupaigas, kus nad olid, ei ole seda tõendit leitud. Nii palju, kui me teame, ei ole seda leitud. Aga jällegi ma mõtlen, Me oleme Saint Martinis ja politsei on olnud väga kidakeelne, mida ma ei kritiseeri. See on nende uurimine. On täiesti võimalik, et neil on see olemas. Me ei tea. Mis puudutab seda, kas on imelik, et tema veekindlas kotis oli varuvõti kummipaadile, siis minu kogemuse põhjal, jällegi, kõik on erinevad. Mul on varuvõti oma vöökotis, mida ma kaasas kannan. Nii et minu jaoks ei ole üldse imelik, et tal võis olla veel üks võti kaasas. Ja samuti ei ole üldse imelik, et ma sain alles täna teada, et tal see olemas oli. Õige, mina ei teadnud. Ma tahan inimestele öelda, et see veekindel kott ei ole lihtsalt roheline, vaid laimiroheline. Tähtsub näite. See on just sellist suurus siin. Õige. Kui leiate selle, teavitage ametivõime. Tema oma on aga erkroheline. Meie oma on kollane. Ogu. See on laimiroheline. See oleks kokku rullitud. Ja kui see on kokku rullitud, on see veekindel, sellepärast nimetataksegi seda kuivkotiks. See hoiaks õhku sees ja hõiuks vee peal. Millal täpselt teie vestluses temale see juhtus? Ja ma tean, et oli kommentaare signaalrakettide kohta, võib-olla ka Starlinki kohta. Millal hakkasid need tema loos sulle ohumärkidena tunduma? Ma ei tea praegu, kas seal on üldse kahtlasi märke. Ilmselgelt ütlesime alguses, et ma ei tea, kas ma oleksin kõike samamoodi käsitlenud nagu tema. Ta ütleb oma seletuses, et ta tegi kõik valesti selles osas, kuidas ta kirjeldatud olukorda lahendas. Minu jaoks on ohumärgiks olnud see, kuidas politsei on olukorda algusest peale käsitlenud. Raadios ei edastatud teadet kadunud inimese kohta, kogukonda ei kaasatud otsingutesse ning kadumisteadet ei antud välja. Minu jaoks oli ohumärgiks see, et nad keskendusid Brianile. Brian arreteeriti. See ütleb mulle, et neil võib olla rohkem teavet kui minul. Minu jaoks oli esimene ametlik ohumärk siis, kui Bahama uudistes teatati, et signaalrakette ei lastud. Nad leidsid tema kummipaadi. Nad otsisid tema kummipaadi läbi. Kogu ohutusvarustus oli seal ja ühtegi signaalraketti ei olnud lastud.
See on nüüd juba norimine tema loo kallal ja ütlemine, et issand, sa tegid seda. Tead küll, nagu peast kinni haarama selle peale, kuidas ta olukorda lahendas juba enne, kui me teadsime, et see oli Linett. Aga jällegi, see on ebaviisakas teha ükskõik millise paadijuhi suhtes rääkimata oma sõbrast. Hakata tagantjärele targutama nende elu kõige hullemal ööl. õige, ja tema on ainus, tead küll, praegusel hetkel ja muidugi Linett ka, kes teavad, mis tegelikult juhtus sinu kogemuse põhjal. Sest kui ta jõuab Marsh Harborisse ja annab teada kellelegi, keda ta sadamas leiab, mis juhtus. Ma mõtlen, kujuta ette, et läbi töö jooksul 7 tundi aerutades ja sa ei tea, vabandust, kuhu sa lõpuks jõuad. Ja siis ta jõuab lõpuks jõuab sinna sadamasse ja ütleb sisuliselt, kuule, ta läks vette. Et otsingu ja päästeoperatsioon võib olla ulatuslikum, kui me võib-olla oleme näinud või vähemalt aru saanud, et toimub. See ei tundu olevat väga avalik. Ja kui te kuulete seda Bahama otsingu ja päästeteenistusest või politseist, siis ma mõistan, et teil on oma põhjused, miks te teete seda, mida te teete. Te küsisite, mis oli minu ohumärk. See oli minu jaoks esimene ohumärk. Nüüd, neil võib olla täiesti õigustatud põhjus, miks nad olukorda nii käsitlesid ja see on nende riik. Nad võivad teha, mida soovivad. Ma ei mõista neid hukka. Ma tean, kuidas see paistab kohaliku inimese vaatenurgast ja me oleme praegu kontaktis paljude kohalikega, kes meid aitavad. Nad tunnevad pettumust, kui me sinna tuleme ja tekitame segadust ning see jõuab üleriigilistesse uudistesse ja nemad jäävad halba valgusesse. Mina ei taha seda. See ei ole meie eesmärk. Kõik, kellega me oleme siin Coconut Networkis kohapeal rääkinud, on olnud meie vastu imelised, on meid aidanud ja aidanud meil mõningaid asju kokku panna ja me oleme saanud seda edasi anda. Aga jah, ma ütleksin, et reaktsioon ei vastanud olukorrale. Kas on midagi, mis mul 2 silma vahele jäi või mida sa tahaksid, et inimesed selle paari kohta teaksid? Sinu suhtest nendega, mida sa nende kohta tead või lihtsalt selle olukorra kohta, mida sa kuulnud oled? Ma tean, et paadisõitjate kogukond on väga ühtehoidev, kuna teie elu möödub vees ja te hoolitsete üksteise eest. Mida ma tahaksin, et inimesed teaksid, on see, et kui sa hoolid ja tahad kaasa lüüa, kui sa jälgid uudiseid ja tahad vastuseid, siis see võib kõlada kõige rumalama asjana, mida ma kunagi öelnud olen, aga mine kommentaaridesse. Olgu. Seal oli paadiga inimesed, kes olid tema taga ankrus ja võivad sulle rääkida ilmast ja mustritest, võivad sulle asju öelda. Me kohtume iga päev inimestega, kes astuvad välja ja me suudame kinnitada, kes nad on, nende paadi nime ning et nad olid sel ajal seal, teadmata, et see kõik toimus. Nii et kui sa tahad aidata, siis aita kaasa, otsi mõnda saart. Seal on keegi nohi, kes oskab joonistada hooguste trajektoore ja tuule suundi. Tead, seal on inimesi nagu meie, kes suudavad selle kaardile panna ja aidata. Ma lihtsalt ei taha, et inimesed loobuksid, sest ta on vahi all ja nad arvavad, et tema tegi seda. See ei ole selleks õige aeg. Üks asi, mida oleksin pidanud varem küsima. Kui madal on vesi tema paadi ümbruses? Tema paadi ümber on ta ankrus 8–10 jala sügavuses vees. Kogusse Lake seal on umbes sama sügavusega. Abacola hei Mariala Laversi ja Abaco vahel on 3–10 jala sügavune. Ma uurisin kaarti lõunapoolse osa suunas. Seal on üks ala, mis on 13 jalga sügav. Ja kui liigud Hopetowni poole, on seal mõned alad, kus sügavus on 13–15 jalga, aga see on väga madal veekogu. Nii et on teatud piirkonnad, kus mõõna ajal tekivad tegelikult liivamadalad. See tähendab, et see on piisavalt madal, et mõõna ajal võivad need tekkida. Nii et seal on ka palju väga madalaid alasid. Nii et seal, kuhu ta väidetavalt vette läks, nagu ta ütleb. Me ei räägi siin sellest, kui sügav seal võiks olla. Kas sa saad pildi ette võtta? Ma arvan, et täpselt nii. Ma arvan, et seal on kirjas 4 jalda ja 6 tolli. 4 jalga ja 6 tolli. Jah, ma usun, et see ongi tema märgil kirjas. Ma otsin üles selle pildi, mille ta saatis. Nii et see pole üldse sügav. Ma mõtlen, see on, tead, mõne inimese jaoks. Kui sa maandud vette? Ja see tähendab, et tuleb aru saada, et kaardid näitavad keskmist madalvett ja see oli kell 19:30 õhtul. Kõrgtõus oli sel õhtul kell 22:00. Nii et kui see on 46 ja tõusumõõna vahe on sel päeval 2 jalga, siis saab kokku 6 jalga.
see ütleb, et see on vahemikus 43 kuni 72. Vahemikus 43 kuni 72, sõltuvalt sellest, kuhu ta kukkus. See tähendab siis keskmist madalet, nii et lisa 1,6 nendele numbritele, sest öösel oli tõusu ja mõõna vahe just nii suur. Ja isegi nende tuulte puhul, millega nad tol hetkel tegelesid, umbes 18 kuni 20 sõlme tuul. See on ikkagi väga keeruline ujumisolukord, aga ta tundus olevat väga heas vormis inimene, kes oli vees hea ujuja. Ma ei saa tagantjärele öelda, kuidas keegi sellises olukorras tormise veega hakkama saab. Aga kas sulle ei tundu, et see pole nii? Ma arvan, et mõnele inimesele, kes seda lugu pealiskaudselt vaatab, võib tunduda, et vesi oli palju sügavam kui tegelikult. Võib-olla isegi kuni 2 meetrit sügav. Paadimaailmas ma arvan, et kui sa oled maismaal, siis sa mõtled sügavusest kui millestki väga sügavast, kui see on üle sinu pea, eks? Nagu basseini sügavots. Siin meie jaoks on kõik, mis on alla 6 meetri madal. Nii kalda lähedal on vesi meie jaoks madal ja tundub turvaline. Kui sa tahad küsida, mis silma paistab, siis jah, meil kõigil on kütus otsa saanud või eriti temal ja tema elektrilisega. Ma olen kindel, et tal on varemgi vool otsa saanud. Ta on valesti arvestanud, kui palju tal akudes veel alles oli. Ma olen kindel, et ta on seda abipaati päris mitu korda aerutanud. Seda lahknemist ja kiirust, millega ta ütles, et see juhtus, ma ei suuda järele teha, aga ma ei olnud tol ööl nendes olukordades. Ja kas on veel midagi? Ma tean, et ma küsisin, kas ma jätsin midagi 2 silma vahele, aga lihtsalt teie jaoks, kes te neid tundsite ja nüüd olete selles olukorras, kus see on nii suur lugu ja ilmselgelt on mure selle pärast, kus Lynette on. Brian on endiselt vahi all, kui me seda salvestame. Kuidas see kõik teie mõlema jaoks olnud on, kui see kõik on lahti rullunud? Minu jaoks on see äärmiselt frustreeriv selles mõttes, et ma lihtsalt ei tea. Kui sellest olukorrast üldse millegi õppida saab, siis seda, et inimesi ei tohiks kohe alguses hukka mõista. Jällegi, kui vaadata kommentaare. Ta on süüdi, ta ei ole süüdi. Ma usun teda, ma ei usu teda. Nad oleksid pidanud päästeveste kandma. Mis asi on abipaadi võti? Abipaadi saab ka ilma võtmeta käivitada. Tead, kõik need asjad, need ei ole tegelikult konstruktiivsed. Ja kui inimesed oleksid hakanud rohkem keskenduma erinevate saarte otsimisele või teadnud, et see üldse toimub ning omavahel suhtlema. Ma tunnen, et tulemused oleksid võinud olla kiiremad ja paremad. Selle asemel, et muretseda kohtuasja pärast 2005. aastal. Kõik nimetavad meid kogu aeg ekspertideks. Ma ei tunne end praegu eksperdina. Aga praegu on tõenäoliselt umbes 600 neist seal saartel oma paatides. Ja mulle tundub, et kõik keskendusid ainult sellele, et meil on see kohtudokument või mida sa sellest arvad? Või kas sa arvad, et ta on süüdi või mitte? Sel hetkel esmaspäeval või pühapäeva hommikul, kui sellest teatati, ei oleks see pidanud olema fookuses. On olemas kohtunik ja vandekohus, kes hakkavad seda kõike läbi vaatama. Tuleb ka Netflixi dokumentaalfilm, kõik see muu, aga see on hiljem. Praegu ei pea seda olema. Ta on avastanud, et see kõik kaob ära. Ja ressursid, mida kulutatakse tema kohtumaja ees ootamisele, on ressursid, mida võiks kasutada saartele otsimiseks, eks? Jah. Kui uudistekanalid, uudisteankrud, uudiste väljaanded või reporterid, kuidas iganes sa seda nimetad, on valmis maksma raha, et saata inimesed sinna, et nad seisaksid tundide viisi kohtumaja ees. Miks te ei võiks saata veel mõned inimesed ja lasta neil tegelikult otsida? See oleks tõesti hea lugu, kui just teie oleksite see telekanal, kes ta leiab. Ja aitäh teile mõlemale. See ei käi nii. Sa küsid, mis meid frustreerid. See on see, kui näeme, kuidas see meie sõbraga reaalajas toimub. Ei, ma ei saa. Ma kuulen seda. Ja, ma mõtlen... Ma arvan, et me kõik võime tagantjärele öelda, et tead küll, meedia on nagu raisakotkad. Vähemalt raisakotkad leiavad laiba. Ma mõtlen, et see on hea tähelepanek, sest ma arvan ka, nagu sa varem ütlesid, et me tegelikult ei tea, mis temaga juhtus. Ja siis võiks arvata, et kui teade tema kadumisest välja läheb, kas ta siis kukkus üle parda või mitte. Ja sinu mõtte juurde tulles Briani loo kohta, kas see on tõsi või mitte,
Tegelikult pole eriti keskendutud sellele, kus ta on. Bahamas saartel oleva Onimese osas. See on see, mida me teame. Ühel inimestel on lugu. 50% inimestest ei usu seda lugu. Nii et mine otsi see kadunud inimene üles. Mis ja kui tohib küsida, ma tean, et sa tundsid neid paadisõitjate ringkonna kaudu. Kas sa oskad midagi öelda selle kohta, millised nad olid või mida sa saad jagada nende kui inimeste kohta? Lynette on väga osav käsitööline, ta on väga naljakas, vaimukas ja sihikindel. Me rääkisime palju õmblemisest. Uskuge või mitte, aga paadil on tegelikult väga palju õmblusprojekte. Olgu selleks siis purjed, purjekatted või aknakatted. Samuti on palju kokandusretsepte. Ja ta oli lihtsalt väga lõbus inimene. Nad olid väga helded inimesed. Mõnel korral oli nii, et meie paadi inimesed, paljudel meist ei ole autosid. Ja nad olid nii lahked, et laenasid meile ühel hetkel oma auto, et saaksime lihtsamini asju ajada. Nii et jah, me ostsime sukeldumispaagid ja lõpuks ostsid ka nemad sukeldumispaagid. Nii et toetudes sellele, mida sa ütlesid, tead, ta on tugev ujuja. Mõlemad on sukeldumissertifikaadiga ja suudavad sukelduda. Nad on väga iseseisvad ja paadiga hästi toime tulevad selles mõttes, et nad saavad paadil ise paljude asjadega hakkama. Ma ei tea, kas sa tahad midagi lisada? Ja minu suhe Brianiga oli peamiselt tehniline. Tead küll, paadiga sõites tekib alati mõni elektri- või mehaaniline probleem ja siis ma helistasin talle. Ma küsisin umbes nii, kuule, kas sul on sellega kogemusi? Mu veepump teeb niimoodi, mis sa arvad? Ta helistas mulle ja ühendas päikesepaneele ning tahtis teada, mida ma arvan. Kuidas seda oma paadi küljele paigaldada? Tead, selles osas pole midagi märkimisväärset. Aitäh teile mõlemale, et meiega rääkisite. Ma tean, et see pole lihtne aeg. Ja ma tean, et teie sõber on kadunud ning loodetavasti leitakse vastused, kus ta on. Jääb lootus, et ta on ikka veel kusagil ning teda on võimalik leida. See oli kõik Law & Crime'i esitatud saate On The Case kohta. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Meie ülekandeid saab vaadata ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.